tere tulemast. Tere tulemast kõigile, külalistele ja omadele ja lähematele ja kaugetele ja õdedele ja vendadele. Tere tulemast Issanda kogudusse. Amen. Ma mõtlesin tänase koosoleku peale ja millegipärast esimene kirjakoht, mis meelde tuli, oli psalm 133. Vaata, kui hea ja armas on see, et vennad ka üheskoos elavad. Me päris ei ela üheskoos iga päev, aga see on tore, et me saame üksteist külastada ja üksteist julgustada ja usus kinnitada ja külas käia, et te olete juba teist korda siin, meie kahjuks teie juurde veel pole jõudnud, aga võtame eesmärgiks see viga parandada. Et kuulsite, jah? Kellel on vaba? Okei. Aga siit läks sõna edasi. See on nagu hea õli pea peal, et vennad üheskoos elavad, eks? Mis jookseb maha habemesse, Aaroni habemesse, mis tilgub alla tema riiete palistusse ja nagu Hermoni kaste, mis langeb Sioni mägedele, sest sinna on Jehova seadnud õnnistuse elu igaveseks ajaks. Sinna on Jehova seadnud õnnistuse elu igaveseks ajaks. See on Jumala silmis midagi nii kallist ja armast, kui Jumala lapsed saavad kokku ja nende vahel on armastus ja Jumala vaim liigub ja muudab ja puudutab ja teeb oma tööd. Ja ma usun, et see on ka täna nii, et me eelkõige anname pühale vaimule vabaduse meie keskel toimida ja kuidas ta siis iganes kasutab teid, kasutab meid, meie üksteise jaoks, siis olgu nii, Jeesuse Kristuse nimel. Ja veel üks kirjakoht siit Uuest Testamendist, Matteusest 18. peatükist. Ja taas ma ütlen teile, Jeesus ütles, et kui kaks teie seast ühel nõul on maa peal mingi asja pärast, mida nad iganes paluvad, siis see saab neile minu isalt, kes on taevas. Sest kus 2 või 3 on koos minu nimel, seal olen mina nende keskel. Amen. Nii et tere tulemast, kallis Issand Jeesus. Tere tulemast, kallis Püha Vaim. Sina oled täna see kallis ja auline, kelle ümber me oleme kõik täna kogunenud. Issand, me anname selle õhtu sinu kätte. Saagu austatud su nimi, saagu austatud, Issand, sinu ligiolu meie kõige keskel ja me avame oma südamed, Issand, sulle, et sina teeksid oma head tööd meie sees. Täidaksid meid oma kalli ja vähelise Püha Vaimu ligiolu ja võidmisega Jeesuse nimel. Tänu, Issand, sulle. Tänu, Issand, sulle. Tee oma head tööd meie sees ja meie keskel. Issand, me igatseme sind, me armastame sind. Sina oled kallis, sina oled meie Jumal, meie päästja, meie õnnistegija. Halleluuja. Tänu sulle, Jeesus. Au sulle, Issand. Amen. Ja nüüd me annamegi siis otsa üle meie külalistele, kes veel siis ei tea. Meie külalised on Tallinnast ja tutvustavad ennast kindlasti ise rohkem, aga üks inimene, Rainer, kes meid on niimoodi kokku viinud, ta ise jäi täna ära, aga pole midagi. Küll Rainer ka veel tuleb. Ja siin on Janno, Anneli, Ivar, Kätlin, Adele ja Richard. Just. Nii, kas ma jätsin? Joel ka, just. Joel on ka kuskil veel. Jookseb veel ringi. Nii et tere tulemast ja tulge. Rääkige, tehke, mis Jumal on teile südamesse pannud. Issa, me palume üheskoos vastavalt sinu sõnale praegu, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, meile annaks tarkuse
ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises. Ja valgustaks meie südame silmad, et me teaksime, mis lootus see on, milleks sa meid oled kutsunud. Ja mis on tema pärand ja au rikkus pühade sees. Ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes me usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele, üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Ja asetas kõik tema jalgade alla ja pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Halleluuja, issand. Ma tänan, issand, et selles hetkes, selles üheskoos ülistuses, üleskoos jagamises, issand, sa tahad ka ennast ilmutada. Sa tahad ka ennast ilmutada, issand. Tõesti, me oleme täna üheskoos su ees. Ei ole nii, et ühed esinevad ja teised kuulevad. See ei ole kontsert, see ei ole esitus, vaid issand, me oleme üheskoos su ees igatsusega. Issand, ilmuta ennast teile. Me tahame näha sind, me tahame tunda sind, me tahame näha sind oma vennasões, üksteises. Jeesus sind, Jeesus sind. Halleluuja, halleluuja. Issand, tänu sulle selle osaduse eest. Tänu sulle selle eest, issand, et me võime ka üheskoos nüüd võtta vastu selle kalli osa, mis sa oled jätnud oma kogudusele, et me võtame osa sellest leivast ja sellest karikast, issand. Sest sa ütlesid, et tehke seda, kuni ma tulen. Ja issand, nii me tahame teha. Jeesuse nimel, halleluuja. Võtan sellest. Halleluuja, issand, tänu sulle. Tänu sulle. Sest mina olen issandalt saanud selle, mis ma teilegi olen andnud. Et issand Jeesus see lõõl, mil ta ära anti, võttis leiva ja tänas ja murdis ning ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Samuti ta võttis karika pärast söömaaega ning ütles, see karikas on uus leping minu veres. Seda tehke nii sageli, kui te iganes sellest joote minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate issanda surma, kuni ta tuleb. Te kuulutate issanda surma, kuni ta tuleb. Halleluuja. Janno, tule õnnista ka koos. Õnnista see leiba. Isa, aitäh, sa saatsid Jeesuse. Jeesus, aitäh, sa tulid ja läks lõpuni. Tänu, et sa jäänud hauda, sa tõusid ülesse. Halleluuja. Tänu, et me saame võtta osa sinu ihust ja sinu vaimu läbi ja sinu armu läbi. Me võime püsida sellel teel kuni lõpuni, kuni võiduka lõpuni ja jõuda koju. Halleluuja. Ja vahepeal sinu armu läbi kanda vilja. Halleluuja. Mitte jääda viljatuks. Halleluuja. Tänu sulle. Halleluuja. Aitäh sinu ihu eest. Aitäh sinu ihu eest. Halleluuja. Me õnnistame ka seda karikat, seda jooki, mis siin on. Issand, me võtame, olgu see meile, issand, sinu veri, nii nagu su sõna ütles. Olgu see meile sinu veri, uue lepingu veri. Jeesuse Kristuse nimel me õnnistame seda selleks. Ja täname, issand, et sa saadad toime oma hea töö meie sees. Igaühe sees, kes usu läbi võtab sellest osa. Jeesuse nimel. Ja issand, sa ütlesid ka, kes ei söö minu liha ja ei joo minu verd, sellel ei ole osa minuga. Issand, me tahame seda süüa. Võtta just kui sinust, tükikene sinust, sest me vajame sind iga päev. Iga päev. Iga päev, et meil oleks elav ja lähedane osadus sinuga. Iga päev saada osa sinust. Halleluuja, tee see töö meie sees, issand. Jätame need
siia peale ja teeme niimoodi, et igaüks tuleb ja võtab siit julgelt sel hetkel, kui sa tunned, et sa oled valmis ja sa lähed oma issand ees, keskendud temale, võtad sellest osa. Las issand isiklikult saada meile reaalseks läbi selle aktiga Jeesuse nimel. Amen. Selles hetkes, kui me oleme praegu seda usu läbi teinud, kui sul on praegu ihus mingit häda või valu või haigust, pane oma käsi sinna haige koha peale. Või kui see on palju asju, pane kas või pea peale või kõhu peale või usus tee seda praegu. Me oleme usus kuulutanud Jeesuse Kristuse surma, kuni ta tuleb ja Jeesuse surmas, Jeesuse valatud veres, nagu Jeesaja ütleb, on meie tervis, on meie abi, on meie pääste. See kõik on seal. See kõik on seal. Ja nüüd me võtame usu läbi vastu praegu selle, milleks issand sina oled hinna maksnud. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Halleluuja. Jeesuse nimel ma kuulutan igasse ihusse praegu tervist. Igasse ihusse, issand, praegu sinu lahendust, sinu abi, sinu väge. Issand, puuduta igat ihu, igat inimest, igat ühte, igat hinge ka. Saagu praegu ka hingehaavad parandatud Jeesuse Kristuse läbi, Jeesuse Kristuse vere läbi. Tänu Jeesus, tänu Jeesus, tänu Jeesus. Ja sina hinge vaenlane, sa oled lüüa saanud. 2000 aastat tagasi selle sama Jeesuse vere läbi oled sa lüüa saanud. Ja meie oleme võitjad issandas. Meie oleme terved, me oleme vabad, me oleme issandal lapsed, me oleme tema omad, taevariigi kodanikud, Jumala lapsed, Jumala pojad, Jumala tütred. Ja saagu nüüd nii nagu taevas, nii ka maa peal, Jeesuse nimel. Ja sellepärast me tõuseme ja üheskoos ka palvetame selle palve. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amen. Amen. Halleluuja. Halleluuja. Võit Kristuses. Kiitus Jeesus. Halleluuja. Nüüd on jutuaeg. Mina olen Janno, see on Anneli, see on Adele ja see on Richard minu perest. Ja Ivar ja Kätlin on meie kambas. Ja meil on siukene, ma just mõtlesin seda, kuidas seda formuleerida. Meil on siukene grupeering, mis saab natuke nagu siukest näopeksu ka sellepärast, et me ei ole registreeritud kogudus. Ja siis võib ka kergesti öelda, et kes te siuksed olete ise hakanud, eks ole, et mis värk teil seal üldse on? Sekt mingisugune. Ja me oleme siis siukses algses faasis ja ei ole saanud nagu ennast nagu kaitsta ka selle vormistamise ja siukse allumisega, et öelda siis, et kelle all me oleme, kes on meie pastor ja olge vait, eks ole, et meil on kõik korras. Ja ei ole saanud. Aga siis nagu, seda vahest on nagu vaja, sellepärast, et vaata, kui sa ei saa enda nii-öelda nägu kaitsta või
või nii-öelda elus tuleb ikka olukord ette, kus sa ei saa omale nii-öelda nõuda teretusi turgudel. Me kõik tahame seda, eks ole. Õudselt tegelikult, on ju. Aga vahest sind õnneks või kahjuks või kuidas kunagi, on ju, pannakse selle koha peale, et sa ei saa isegi neid teretusi turgudel, eks ole. Kuigi võib-olla tahaks, on ju. Ja ei saa öelda pärast, et ma olin nii alandlik, eks ole. Ei olnud, lihtsalt Jumal ei lasknud. Ja ma mõtlesin just, et teil on Kuressaare linnakogudus, mis asumi järgi me ennast määratleme, Nõmme kodukogudus, see oleks liiga ambitsioonikas, aga ütleme nagu Hiiu kodukogudus võib-olla siis sealt seest võiks olla, aga siiamaani me oleme, te Kalju kirikut Tallinnas teate, eks ole. Me panime omale nagu tänava järgi nagu nemad, või tänava järgi omal Nõmme Kase, osadus, et meil on nagu Nõmme Kase, selle järgi meid teatakse, midagi on YouTube'is ja siis nagu Nõmme Kase ja Nõmme Kase, keda siis seal näha on olnud, siis see on Nõmme Kase. Ja sageli võetakse Nõmme baptistiga ka segamini, et Nõmme on nagu, see on Nõmme baptistid, eks. Aga see on okei. Et ma küsisin kunagi, et ega Nõmme baptistidele meie pärast probleeme pole tulnud, aga ei ole kuulda olnud. Ja ma täna hommikul hambaid pestes sain aru, et ma olen olnud põhimõtteliselt täpselt kolmandiku oma elust õhuniisutite müüja. Et ma olen 51 aastane ja 17 aastat olen selles firmas tööd teinud ja miks ma seda räägin, on sellepärast, et nende müümistega ma olen ka pidanud teisi müüjaid koolitama. Euroniks näiteks müüb meie asju edasi ja siis käid ikka aeg-ajalt seal vaatamas, kas on uusi nägusid ja vabandud vanade nägude eest, et jälle räägin sama juttu, eks ole, sest põhimõtteliselt on see sama jutt, eks ole. Aga siis mõtled, et kirikus tegelikult toimub väga-väga palju niimoodi ja kordamine tarkuse ema ja me üldiselt üsna leplikud oleme sellega, kui tuleb sama jutt. Ja siis mul seal tööalaselt, ega see ju neil vahest jääb mitu aastat vahele, vahest on iga aasta, aga mõned vanad olijad, jah, nad on kordi ja kordi seda sama juttu kuulnud. Kuidas see masin töötab, eks ole. Nad on müünud seda, ma ei tea, kui mitu sada tükki, eks ole, ja ta tuleb jälle hommikul peab kohustuslikult tulema, et peab olema. Ja siis kuulab see kannatlikult. Miks ma seda räägin? Ma eelmine nädal kodus just ülistuse ajal, siis kui me olime koos, siis ma nagu sain aru, et mis ma nagu tahaks teile täna rääkida. Ja see oli siukene, enda sees oli veel siuke rõõmus tunne esialgu. Pärast hakkas tulema siuke põdemine, sellepärast, et ma olen seda nii palju rääkinud. Sellepärast, et kes nagu, kes mind rohkem teavad, ja või kuskilt, isegi kuskilt mujalt, jälle räägib sama juttu, eks ole. Aga ma pean ikkagi, ja siis ma vabanduseks mõtlesin selle välja, et ma nägin Euronixis ka müüjatele ikka aega, et muudku sama juttu, et füüsika on füüsika, õhuniisuti töötab samal viisil ja lihtsalt korrata, et kuidas ta töötab ja see on natuke nagu selline tunnistus. Tegelikult see ei ole midagi nagu sellist revolutsioonilist, aga minule see on nagu sükene väga armas asi ja selles mõttes ma seda muudku ka nagu sellist toodet, mida ma ise hea meelega kasutan, ka teile nagu tutvustan. See on Psalm 37. Psalm 37. Igasugused tõlked on selle kohta, aga kõige olulisem on see mõte ja see tuleb sellest täiesti tavalises eesti keeles väga hästi läbi. Ei pea üldse, selle täide saatmine on palju keerulisem kui selle mõtte sügavusest aru saamine. Ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi. Looda issanda peale ja tee head, ela oma maal, pea ustavust. Olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mis su süda kutsub. Anna oma töö issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõunaselguse.
ole vait issanda ees ja oota teda. Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. Hoidu meelepahast ja hülga viha. Ära ärritu. Sellest tuleb vaid paha. Siin on hästi mitu korda, siit läheb veel edasi, siit tuleb veel palju head. Aga siin alguses on juba nagu väga mitu korda rõhutatud, et ära ärritu. Ja me näeme siit ju, et tegelikult või palju me nüüd näeme, aga kui me iseenda ellu vaatan või kui mina iseenda ellu vaatan, me ärritume põhjusega ju. Kui me ärritume põhjusega, siin räägitakse ka õelatest, kurjadest inimestest, eks ole. Ma mõtlesin just, et jätame nüüd isiklikud põhjused kõrvale, aga me ju teame suuri objektiivseid põhjuseid, mis ei ole minu isiklik probleem, vaid see on karjuv ebaõiglus, eks ole. Ja kas siis nagu tohib midagi sellest arvata või tunda või ei tohi, eks ole. Ja me tahame hästi ehtsad inimesed, ausad inimesed olla, eks ole, selle varjus siis me lubame endale igasuguseid asju vahest. Et ma ei hakka siin üldse nägusi tegema, tegelikult ju on nii, eks ole. Jah, aga ta ütleb siin, et sellest tuleb ainult paha. Ja ma lihtsalt nagu selle retsepti korduv tarvitaja. Ma pean ütlema, et mul on seda vahest õnnestunud järgida ja see on andnud väga häid tulemusi. Ja vahest ei ole õnnestunud järgida ja see on andnud täpselt sellised tulemused, et sellest tuleb ainult paha. Ja see, et mul on õigus, see, et sisuliselt, et ma ei saa hakkama, see ei muuda asja, et kui sa ei saa hakkama oma emotsioonide, oma ärritumisega või mingisuguse ka tõde ja õiguse taotlemisega, see ei muuda asja, et meil ei ole palutud seda teha. Ja meil on kaitse, kui me sellega ei tegele. Ja me läheme kaitse alt välja, kui me hakkame seda jaurama. Viisile või teisele. Ja lihtsalt mul on hästi hea meel, et siukene asi tegelikult on kirjas siin, sellepärast, et me ju teame küll, eks ole, et me mängime vahest mõttega, et on olemas püha viha. Püha solvumist ei ole olemas, kuigi see võiks ka olla, eks ole. Või püha haavumine või siukene püha andeks andmatus või mingid siuksed asjad, eks ole. Püha viha on olemas. Jeesus praktiseeris. Paulus ütles, et vihastage, aga me eesti keeles teame, et ärge hommikuni sellega nüüd elage. Ma siis vaatasin just teist tõlget, ütles, et vaadake, et õhtuni sellega ei ela. Et umbes ärge andke mingit maad kuradile. Okei, et nagu jälle keeruline on, et võid vihastuda, vaata, et sa kohe ära lõpetad. See pole mõtet vihastudagi, mis see nagu... vaata, Vanas Testamendis Jumal ütles ka, et jätke mind nüüd rahule, ma nüüd ajan ennast pöördesse, eks ole, ja siis ma teen platsi puhtaks. See meile nagu kõnetab täitsa meie nägu, eks ole, et me tahaks ka niimoodi vahest. Et sellega, et see on nii lahe, et see sinna psalmidesse on kirja pandud niimoodi, üsna sõnalt. Sest et mujal nagu, meil on igasugune trobikond patte ju kirja pandud seal, igast vihastumised, kilkonnad, kõik pahad asjad, eks ole. Aga mitte väga detailselt, eks ole. Aga siin on räägitud sellest, et teeb jama, teeb ebaõiglus, täitsa jama, eks ole. Aga sina ära ärritu. Sellest tuleb ainult paha. Kuidas siis? Aga mind on nii mitu korda aidanud see, et vaatad, loed, ütled, et eriti kui pühavaim meelde tuletab selle. Et mis on see kirja koht, eks ole. Ja kui tuleb läbi, see on jälle, te teate see ju see Rooma 8.13, ma siia tulles vaatasin, et kus see siin täpselt nüüd oli, 8.13 Rooma, et vaimu abil lihateod suretate, siis te elate. Et see on nagu, kui meil õnnestub vaimu abil seda kirja kohta endale rakendada, siis meil läheb hästi. Aga vahest ei õnnestu ka ja siis nagu jalgpalluritel on väravavahid, eks ole, ja kunagi nende kohta lugedes, siis nendel on ebaõnnestumine ikka see, kui pall väravasse lüüakse.
ja sa pead pärast nagu üle saama sellest, sest rumal oled sa loomulikult, kui sa nüüd nagu elad selle suhtumisega, et sul ei lööda, eks ole. Ikka lüüakse, teised on ka väga andekad, isegi kui sa oled ülihea väravad. Aga need väga head väravahid ikkagi väga põevad seda, kui neil nagu sisse lüüakse. Nii et nad peavad süt üle saama, et jälle valmis olla. Eks meil ka vahest, et meile ka nagu ei ole alati see puur puhas, ei püsi puhtana aga tuleb edasi minna. Unustada ära, mis on taga, sirutada sinna poole, mis on ees. Ja see on Jumala arm, on ju. Kui ta siis seal juures annab meile selle vabaduse ja julguse. Ja me ju teame seda, eks ole, et Jumal andestab, aga inimesed ei unusta, eks ole, niimoodi avalikus arvamuses, et meile võidakse seda inimeste poolt ja võib-olla ka vahest meie endi, aga ikka aidatakse meelde tuletada, mis oli taga. Et aga see on nagu Jumala arm, et me seda usus ka võime sealt tema käest kinni võtta, et ma unustan ära selle. Mind ei huvita see, mida te nagu mulle nagu tahate meelde minna nina peale visata, eks ole. Ei pea isegi väga kaitsma, vaid lihtsalt on see lihtsalt selline, ma kunagi mõtlesin seda niimoodi, vaata, et inimesed annavad meile tahavad meile sellist objektiivset tagasisidet anda, ütled, et kuidas te, te teate küll, eks ole, et olete kuulnud seda kindlasti, et kuidas ma jätan teile ütlemata, ta ei saagi võib-olla aru siis, et mis ta teeb või milline ta on või et pean ju ütlema, eks ole. Kuidas ta muidu teada saab? Ja siis sellises pakendis, väga raske on, et see tuleb ilma süüdistuseta. Inimesed küll räägivad, et ma räägin tõde lihtsalt. Ma lihtsalt ütlen, kuidas on, ega ma ei süüdista. Ma lihtsalt ütlen, kuidas on. Aga meil on väga raske seda näha süüdistuse vabalt. Ja see on nii hea, kui me selle saame lihtsalt anda Jeesuse kätte, sest me eksime. See on selge, et me eksime. Aga kuidas me nüüd muutuksime niimoodi, et me nii-öelda vabaks saaksime nendest asjadest ja mitte süü alla ei jääks või ka sooritama nagu käsu alla. See on nagu niisugune nagu Jumala ime ja seda imet tuli Jeesus meile pakkuma. Et tema nagu kandis risti peal kõik meie süüdistuse ka seal hulgas siis, eks ole. Kui on päris süü, siis süüdistus on asjakohane. On ju. Aga et on osa süüd ka niisugust, mis on nagu välja mõeldud. Ja see on meil väga suurt iseenda praktikast tean. Hästi suur, sa võid täiesti kinni kiiluda, kui sa oma enesetarkuses proovid eraldada seda, mis on nagu ebaõige süüdistus ja mis on õige süüdistus. Sa proovid niimoodi, kuidas, ega ma nii ülbe ei ole siis, et ma nii ignoreerin mulle antud tagasisidet. Ikka mõtlen selle peale, aga sa ei suuda seda ära puhastada nii kergesteks. Ja siis ma kuidagi, ja see nagu lamp läks põlema, et kuule, Jeesus maksis süüdistused kinni, mis olid ebaõiged, pluss süüd, mis on siis õige süüdistuseks. Et kui ma annan nad kõik tema kätte, eks ta siis puhastab selle asja ära ja ta annab mulle tagasi, puhastab need meilid ära sealt, kus nagu viirus sees on, millega mul kinni kiilub ja annab siis tagasi pühavaimu kaudu selle õige info, nii-öelda tööjuhis, et mis siis nagu sellised mitte koormavad. Ja see 37 laul ka siin, me võime öelda, et ta põhimõtteliselt on nagu käsk, eks ole. Aga vaata ongi see, et sinu sõna mu jalal lambiks, valguseks mu jalgteel, et see on hea, et need käsud, teinekord on nii hea, kui käsud on suht detailsed, eks siis sul juhised on päris detailselt antud, et sa ei pea nagu see ei ole niisugune suur ebamäärane asi. Ja lihtsalt meil võib olla õigus vihastada, aga parem on seda mitte teha. Ja sõna ütleb lihtsalt miks või et mitu korda ütleb kohe, et kuule, ära vihasta, eks ole. Ja niimoodi. Ja siis see ka veel, et siin räägitakse nüüd nagu niisugustest olulistest asjadest nii-öelda, aga sageli, nagu meil siin üks ka kuulus jutlustaja käis ju Jõhvis siin hiljuti, et ega me ju näeme näiteks kristlastena kuradit ja ebaõiglust seal lihtsalt asjades, mis meile ei meeldi.
see ei pruugi üldse kurat olla, see ei pruugi üldse valesti olla, aga lihtsalt meile ei meeldi. Ja ma arvan, et see olukord on täiesti kuri, see on võib-olla isegi kurat ja meil on vaja tohutult sõdida selle vastu. Aga ei pruugi isegi võib-olla olla, ei üks ega teine. Võime ka täiesti ise valesti aru saada asjadest. Võib meie enda probleem olla. Aga jällegi, siin ei ole vaja teinekord teha ilmselt tööd, et kuule aru saada nüüd, et kas ma võin selle peale vihastada või ma ei või selle peale vihastada, eks ole. Kas on asja eest või see ei ole asja eest. Jälle ütleb, et kuule, ära üldse alusta, isegi kui on asja eest. Et sa ei tule sellest väga kergesti nagu välja niimoodi, et sa puhtaks jääksid. Püha viha on olemas, aga meil on seda päris raske praktiseerida. Et see on nagu keeruline. Ja siin üks koht oli, mis meid Rootsis aitas. Me kunagi käisime Rootsis piiblikoolis perega. Olime omadega kinni kiilunud ja seal niisuguseid äbarikke nagu ühes kohas just turgutati, nagu, et kõik olete tere tulnud siia, kes nagu iseenesega hakkama ei saa, et me aitame. Ja mul hakkas nii meeldima Rootsis, et ma ei tahta enam tagasi tulla. Mõtlesin ikka nagu vana kool nagu Rootsis, et kuidas vanasti Rootsist mindi ikka edasi Kanadasse või Austraaliasse. Tagasi tuldi võib-olla 7 aasta pärast, kui vahest suveks. Ja siis mõtlesin, et ei taha tagasi tulla, et ei taha. Ja siis kuidagi Anneli ikka vaatas, et see asi nagu ei, kus sa siin, võid ju olla küll, kus sa siit, mis asja sa siin nagu tahad küll, aga see peab kuidagi arvutama. Mina lihtsalt ei tahtnud tulla tagasi. Ja Anneli ilmselt palvetas rohkem, aga kuskilt keegi tuli meile ja ütles, et kuule, kuskil mingi kooliürituse ajal seal, et meil on üks kirjakoht. Ja siis mulle vist ütles, mäletad sa nüüd mulle ütles seda. Siis võtsime selle lahti, ela omal maal ja pea ustavust. Ja siis ma mõtlesin selle, aga mis on minu maa, et see võib olla mis iganes, eks, aga ikka tagasi Eestisse me tulime ja algus ei olnud lihtne, aga ma olen täna väga õnnelik, et see niimoodi läks ja saan sellest täna varemini aru, siis ma tahtsin joosta lihtsalt peitu kõigi oma asjade eest ja mõtlesin, et kaugemal on parem. Et ongi kõik praeguseks. Halleluuja. Järgmine. Minu nimi on siis Kätlin. Ma hea meelega siin ees ei oleks, mulle üldse ei meeldi rääkida inimeste ees, aga kui Jumal su elus midagi teeb, siis seda tuleb jagada. Et see nii huvitavalt nagu sobib Janno jutule jätkuks. Et üks tunnistus andestamisest. Et Katrin pakkus välja, et ma tunnistaks ja siis ma juba mõtlesin, et ma ei taha tunnistada, et ma võin niisama kellelegi rääkida, aga jah, okei. Ühesõnaga aastaid tagasi juhtus niimoodi, et elu oli niimoodi läinud, et ma olin sunnitud abi paluma, sotsiaalabi, eks ole, ja oli kehva, mul ei olnud tööd ega midagi ja käisin mõned korrad seal tema jutul, aga tema suhtumine oli nagu selline, et nagu abi ma sealt nagu väga ei saanud, sellepärast, et ta oli väga üleolev ja tõrjuv ja selline. Ühesõnaga, ta tegi nagu minu meelest väga tugevalt ülekohut nagu minule ja ütles väga palju halbu asju. Ja mina ka ikkagi solvusin ja ma ärritusin. Ja ma mõtlesin, et sellised need siis ametnikud on, nii tore. Et ma saan aru, mul on abi vaja, sest see ei sõltunud paljugi minust, miks mul ei olnud tööd hetkel. Aga siis ma juba käisin Nõmme osaduses. Ma olin nagu suht sellises algfaasis seal käimas ja teadsin, et tuleb andestada. Ja iga kord, kui ma seda inimest siis tänavapildis nägin, ma siis tormasin teisel poole teed, et ma ei tahtnud teda näha ja et kui ta meelde tuli, siis ma olin jälle nagu nii ärritunud, et kuidas ta võis mulle ikka niimoodi öelda ja kuidas see andestamine siis käib, on ju. Ma ütlen, et ma annan andeks. Nii edasi. Mitte midagi ei mõju, midagi ei muutu.
ikka minul see kripeldab ja ma olen tegelikult Haapsalust, aga ma käin jah Nõmme osaduses. Ja sellepärast ma seda ütlen, et läksin siis ükskord sinna Nõmme osadusse jälle ja vaatan, et see sama ametnik istub seal. Ühesõnaga, minu õht oli põhimõtteliselt rikutud. Läksin, istusin kuskile kaugele, et ma ei näeks teda. Ja ma ei saanudki selles mõttes süveneda nagu sellesse, ei ülistusse ega mitte millegisse, seepärast, et ma lihtsalt mõtlesin selle peale, miks ta siin on, kuidas see võimalik on, teises linnas. Täiesti nagu, ma ei tea, see oli väga paha. Aga võt seda ma nüüd ei mäleta, kas see oli samal õhtul või järgmisel korral, aga vist samal õhtul, sest ma istusin jälle ikkagi seal trepi peal. Aga mina ikkagi võitlesin selle andestamisega kogu aeg, et kuidas tuleb andestada ja mida ma pean tegema. Ja ma palusin tegelikult Jumalalt abi kogu aeg, et Jumal aita, näita mulle, mis ma pean tegema. Ma tean, et tuleb andestada, aga kuidagi, ma ei ole vaba. Ja kui siis see ülistus oli läbi ja kõik põhimõtteliselt seal olemine ja kõik, ja siis see sama ametnik tuli minu juurde ja istus nagu paar astet trepi peal allapoole ja ütles mulle, et ma pean sinu käest andeks paluma. Et see, mis ma ütlesin, see oli väga ebaõiglane. Ja et kas sa annad mulle andeks? Ja loomulikult ma andsin andeks ja ma olin hetkega vaba. Ma absoluutselt enam ei mõelnud. Ütleme, võib-olla niisugune järelkaja natukene oli niimoodi, et niisugune kergelt niisugune. Et jah, okei, palun jah, saad andeks. Aga tegelikult see kadus, et ma ütlesin, ma võin vabalt sinuga ühes autos ka istuda, mul on ükskõik vabalt vahetada. Et mis nagu ongi see, et ma palusin Jumalalt aita mind, kuidas andestada ja siis see andestus käis nagu niipidi. Et kogu au kuulub Jumalale. Tervist! Tervist on ikka vaja, on ju? Muidugi. Mina olen Imar siis ja ma ei tea, ma kevadel siin midagi rääkisin, mingi oma loo siin, et kuidas kõik pekki läks ja Jumal mind ära päästis ja täna on enam-vähem kõik korras. Püha vaim toimib minuga igati pidi. Hommikul küsisin, et mis ma siis tegema peaksin, et mida ma tunnistan ja pani mulle südamesse selle, kuidas ma nagu usule tulin üldse. Et see toimus, ma olin juba siis päästetud, aga polnud veel ristitud ja ma olin haiglas, ootasin seda operatsiooni, mis ei taht kuidagi sujuda ja eriti kogu aeg lükati mind edasi tagasi seal, et mine ja vaata veel ja jaluta ja pole aega ja mida iganes on ju. Ja siis, aga ma olin saanud tuttavaks huvitavate kristlastega on ju. Ja ma tahtsin ka nii väga nende suguseks saada, et räägivad Jumalast ja väga tore kõik ja Jeesus ja püha vaim ja siis ma seal üks õhtu seal pikutasin ja mõtlesin, et aga kuidas ma saaksin, kas Jumal üldse mind võtab või? Mina siuke patune, jurakas on ju, mingi jama peas on ju, nüüd ta on järsku kristlaseks saada on ju, ja Jumal on kindlasti palju tegemist, ta on ju nii suur ja võimas, kõik räägivad on ju, et mismoodi, kuidas minusugusega üldse nagu. Ja siis vaikselt lappasin juba piiblit on ju, algus mitte millest aru ei saanud muidugi. Ja ma nimelt leidsin siin mõned päevad tagasi, ma olin seal haiglas natukene nagu kirjutanud ja sisse lugenud just oma vanasse telefoni. Ja mul oli see täitsa meelest läinud on ju. Ja mind kuidagi nii puudutas see, et see oli väga huvitav, ma sealt päris kõike ei saa nagu lugeda, see on natuke imelikku ka seal on ju.
mis nagu võib-olla nagu naljakas ja ma suutsin palvetas isegi kurat öelda, et kurat sassi läks, onju. Ise palusin kohe vabandust, anna andeks, palun, ma tean, seda ei tohi öelda, ma tean, anna andeks, palun, anna andeks. Ju siis andis, ma arvan, et andis, ma ei tea. Et vaimus andis ja siis ma arvan, et üks sihuke kirjakoht oli see Relvast 11.1 on, aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus sellest, mida ei nähta. Ma arvan, ma tookord seda lugesin, mõtlesin, ma ei saa mitte midagi aru, onju. Mis asi see on, ei näe midagi, mida ma siis usun, kui ma ei näe, onju. Mida ma pean uskuma, onju. Siis teine koht oli, ma olin tõmmanud sinna mingid ilmselt ristid taha ja hüüumärgid ja et kes selle küll kirjutas, onju. Aga ilma usuta on see on Relvast 11.6, onju. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Kohe pean olema meelepärane, huvitav, onju. Sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. See mind juba kõnnetas. Mina hakkasin kohe uskuma, kindlasti on. Kõik usuvad, onju, peab olema ju, onju. Peab olema olemas, onju. Ja siis oli veel Relvast 11.8 ka, et usu läbi kuulas Abraham sõna, kui teda kutsusid välja minema paika, mille ta pidi saama pärandiks. Ja ta ka läks välja ilma teadmata, kuhu ta läheb. Sellest ma saan muidugi mitte midagi aru. Läheb kuhugi, ise ei tea, onju. Aga praegu kahjuks ma käin ise ka niimoodi, et ma ei tea, kuhu ma lähen. Et see püha vaim on saatnud mind nii palju igale poole, et ma lihtsalt lähen mingi hullu jalu kuskile, onju. Pärast ma saan teada, miks ma läksin, onju. Kedagi oli vaja ära päästa või midagi oli vaja teha, et sõber Rainer naerab mulle siin juba kogu aeg, ütleb, et sa võid minema kuskile kiirabis või politseisse või ma ei tea kuskile. Aga politsei ei saa aru ju. Ütled, accident'is oli meil seal, et kus sa teadsid, et siia tulla, onju? Jumal ütles, nemad pole Juhan kirja. Pärast kutsusid välja, kes see Juhan on, onju. No ma istub laua vastas, ma ei saa talle Jumalast ju rääkima hakata, mitte millegagi aru ei saa, onju. Ja väga keeruline, onju. Ja siis ma seal haiglas palvetasin, onju. Ja siis oli ka muidugi väga huvitav. Sest meie Jumal on hävitav tuli. See on Relvast 12.29. Ma ei tea, mis me kõik sealt oleme mõtlenud. Ma ei tea, see huvitav, onju. Hävitav tuli, onju. Mis ta siis nüüd? Võtan ta vastu ja hävitab mu ära või? Väga keeruline, kuidas ma onju. Ja siis, et see Jumal on üks vahemees, üks Jumala inimese vahel, inimeses Kristuses Jeesuses. Tore. Ja siis ma mõtlesin sellise asja välja, et see Jumal on nii suur ja püha ja kõik, et tema vist ikka ei tule minu juurde, onju, et ei, ta ei saa minuga hakkama, aga ma olin kuulnud, et Jeesus käis maa peal, onju. Ja siis ma palvetasin seal, et sul nagu nii aega pole, et saada Jeesus. Ta oli siin 2000 aastat tagasi, tuleb nüüd ka ja Ivaril on abi vaja ja tahab kristlaseks saada ja ühesõnaga ajab minuga kõik, teeb muga toimingud ära, onju. Ja tegelikult ma seal, see mulle mees, ma siiralt uskusin, et tulebki. Peab tulema ju, noh. Ma ju palusin, onju. 20 august ma palusin, et aita mind, kohe tuli aitas, onju. Pikk poiss tuli üle kohe, hakkas kohe aitama mind, onju. Mõtlesin, et nüüd ka, onju. No, kui te mäletate, ma tookord rääkisin selle väikse lendamise loo seal, onju, kui ma sealt alt haiglasse üles läksin. Ja need samad jutud olid just enne, kui ma palusin, onju. Ja ta siis sama õhtul kohe näitas, et ta on olemas, onju. Viskas mu sinna 11. korrusele. Onju. Ja siis hommikul, teate, kõik olid seal ämbingus, onju. Ja kõige huvitavam sõna, mis ma seal tulin, siis ma nagu, ise ka nagu ei saanud aru, kuidas ja mismoodi. Ja siis
ma arvan, et see oli nagu esimene kord niisugune püha vaimu selline laks tuli, et rahu, Ivar, kõik on minu kontrolli all, on ju. Ja selle ma panin kirja ka sinna. Mul seal kirjas on ju seda ma rääkisin, järgmine päev Rainer tuli mind vaatama, ma rääkisin Rainerile ka, Rainerile see väga meeldib, see lause, ta igal pool kasutaks seda, et kõik on, aga ongi tema kontrolli all, on ju, nii see on ju, nii see on. Ja aga usk on ikka üks tore asi, on ju. Aga ma olen aru saanud, et võt, ilma usuta ei toimu mitte midagi, on ju. Et mõned siin räägivad, on ju, aga uskuma peab ju lihas, on ju. Peab lihas uskuma, et saada vaimu. Muidu sa ei saa ju, kui sa ei usu, on ju. On nii või? Mis te arvate? Või ei ole? No kuskilt peab alustama, mingi täpselt, et midagi peab ju tegema, on ju. Aga see on ikka kõige olulisem asi ja ma arvan vähemalt, et kui natukenegi jätta mitte uskuda, siis ei juhtu ka mitte midagi, on ju. Mitte midagi ei juhtu. Ja ma ei tea, vist on kõik, ma ei hakka mingisuguseid väga lugusid, mul on väga imelikud lood ka, et võib-olla äkki ta ei võta vastu kõik, et need on väga naljakad kõik ja aga tegelen vaikselt evangeliseerimisega ka nüüd, noh, mul see on Lasnamäel bussijuht evangeliseerin, et 6 tükki on nüüd siis nagu päästevalve lugenud, on ju. Nad tahavad kõik koos ristima tulla. Kuskil ma vaatame seal, ma ei tea, Nõmmele kaevame suure augu kuskile või ma ei tea, vaatame. Ja küll ma räägin selle ühe viimase ristimise on hästi naljakas või see päästevalve, et mul tekkis seal üks selline brigadir, vaata, ta oli, hakkasin tuttavaks saama järgi mööda nendega, kõik on üks vanemad mehed, on ju. Ja siis me hakkasime jälle hommiku kuhugi minema, kus me pidime minema? Tulegi praegu meelde, on ju. Soome, jaa, pidime Rodi juurde minema, ma ei saa muidugi seal palvetasin, on ju, ja siis, bussijutt helistab palju, ta teab, et kui ma olen üles, ma võtan vastu, see oli mingi 3 öösel või. Ja oled sa üleval, ma ütlesin, jaa, muidugi, on ju, et kuule, üks tahab veel, et kuule, et ole hea, et tuleb sulle rõdu alla annab signaali, et lähed välja, on ju. Ma ütlesin, okei, et mis kell siis, no hüppas enne 5 umbes, võib-olla äkki, on ju. Ma ütlesin, et siis magada ei saa jälle, on ju. Hea küll, aga teeme ära, on ju. Siis seal tuiasin toas seal ringi, seal lugesin midagi ja vaatasin YouTube'is seal midagi kindlasti, on ju. Rodid ma ei tahtnud vaadata, ma tahtsin nagu, ma ennem üldse ei vaadanud seda YouTube'is, ma tahtsin esimese laksu originaalis kätte saada, vaata, muidu tekked äkki mingid eelarvamused, on ju. Ja siis hirmus signaal, tead, siuke buss, on ju, paneb signaali, on ju. Saad aru, kõik magavad kell 5 hommikul, on ju, aga Lasnamäel on see vist normaalne, on ju. Ma olen see rõdu peale, see veib seal niimoodi, ma ütlesin, kohe tulen, on ju, kohe tulen, on ju. Siis ta natuke tagurdus seal, ja siis ta tagurdus tee otsa seal kinni, on ju, pani ohutuled peale, on ju. Läksin eest uksest sisse ja küsin, et kas oled ikka valmis, on see ikka sinu taha, ma esimest korda nägin elus, on ju, et see brigadir olid ära rääkinud, et kuule üldiselt me siin kõik hakkame kristlasteks, et ühesõnaga, kui sa tahad ka, tule kampa, on ju. Ma igaks just küsisin kõik värgid üle, et ikka oma tahe ja ikka nii ja naa, on ju, ja siis ütleb mulle, et tead, ma olen ikka valmis küll. Aga mis tema tegi, tema viskas põlvili, on ju, bussi põrandale ja pani käed. Ja ma ütlesin, et tõuse püsti mees, on ju, et lõpeta ära, nii ei saa ja võta vähemalt käed ära, et sa ei pea põlvili olema, on ju, et sa võid, ei, mina tahan jumala ees olla kõik umbes, tead, ma ütlesin, tead, sa on vana mees, sa oled ka nõukogude sõjavilme vaadanud, niimoodi lasti maha, on ju. Ja siis samal hetkel tahtis üks kiirabi välja saada, buss oli ees, on ju. Ma juhuslikult selle kiirabiga oli mul ka tegemist olnud, on ju, et see juht teadis mind, on ju. Tema tuli nagu bussi ukse taha, on ju, vaatas bussi ukse tagant, on ju. Saad aru, üks mees on põlvili maas, käed selja taga ja minul käsi tema õla peale, on ju. Ja siis ta esimene reaktsioon oli, Ivar, mis sa jälle teed siin, on ju? Mis asja sa korraldad siin, on ju?
hakkas taguma selle ukse peale, siis ma ütlesin talle oota, onju. Aga ta ei saanud, tema mõtles, et ongi ohtlik, onju. Siis bussijuht ütleb, et vajuta seda nuppu, onju sealt. Siis ma muidugi läksin, vajutasin sealt mingit sealt nuppu, tema ikka põlvili maas, onju. Vajutasin nuppu, aga läks selle nuppu pihta, kõik uksed läksid lahti, onju. Ja see tuleb sisse ja ütleb, et kuule, et ajaga oma see kolakas siit eest ära. Ma ütlesin, praegu ei saa. Päästepalve loen, kui tahad, tule ka, võta sappa, onju. Praegu ei saa, meil on nii tähtis, mees on põlvili ja hea küll, ma ootan ära, onju. Siis istus, lugesin selle päästepalve ilusti ära, ma ise tegin siukse väikse päästepalve, ma ei tea. Ju toimib vist. Ja noh, ühesõnaga tegime toimingud ära ja kiirabi juht oli ka päris, noh, sai asjast aru selles suhtes, et noh, mis on nüüd tähtis elus, onju. Et tema tahtis lihtsalt, talle kedagi peale ei olnud ja selles suhtes ta oli seal majade vahel, ma ei tea, mis ta sellist, noh, ühesõnaga laipa ei olnud, noh, ainult seekord ja siis läksime sõbralikult lahku seal kõik ja nüüd on siis 6 tükki neid. Algus oli juttu, et 5, et siis, noh, teeme ristimise. Nüüd on 6 juba, ma ei tea. Vaata, Rodni jäi ka 3 seal linna pealt, noh, on kõik, siis pani 500 ja noh, teeme 500, noh, ma ei tea. See on nii vahva mees, see brigadir mul seal, et see on nii tore mees, ta kunagi sõitis ämmaga, ämm sõitis taga Euroopasse, onju. Me saime niimoodi tuttavaks, et ta sõidab nüüd sama liini, millega mina mõnikord koju sõidan, onju. Ja siis ämm oli kogu aeg rääkinud, ta oli nii vahva väimes, onju, nii tore mees, onju, igati pidi kõik vahva ja see on kuskil 20 või 30 aastat tagasi, noh, midagi taolist, onju. Ja siis ühe korra ta pidas bussi keset Osmustel tänavat kinni, peatust ei ole, onju. Tuleb minu juurde, sa oled Ivar? Mõtlesin, mis nüüd on siis? Olen. Kuule, ole hea mees, tule seda lõppu välja, vaja üks jutt rääkida. Noh, siis läksimegi, sõitsime sinna lõppu, ma kuulusin sõna, rääkis selle ämma loo mulle ära, et noh, nii ja naa ja siis, et ma olen näinud siin, noh, ma ühe korra seal bussis paletsema, kukkusin pikali ka tema bussis seal ühe korra. Ühesõnaga ta teadis, et ma olen Kristjan, onju. Ja siis ütles, et tead, et tema tahtis siis, see oli just samal ajal, kui see ärkamiskoos või see lootuse aeg oli seal Lasnamäel, onju. Ja bussijuht tahtis nii hirmsalt sinna minna, et saaks seal ka, et noh, päästepalvelu, talle loetakse ette, ta saaks seda korrada, aga ta saab töölt vabaks, onju. Ja siis mina olin see päästerõngas, noh. Ja nüüd ta räägib, et väga hea, muidu oleks mingi välismaale lugenud, nüüd ikka oma poiss, onju, vaata. Oma poiss luges, onju, väga hea tuttav ka veel, ta on nii rahul, onju. Ja kõige imestav on see, et vaata, kuidas siia, et hakkas nagu kohe, hakkas evangeliseerima kohe. Peale vähese lõpus kohe hakkas toimetama, täielik südamasi tal seal, kõik bussijuhid, kõik teavad seal kõik, onju, mingi, et see on väga huvitav, aga Jumal teeb tööd, onju. Jah, see on väga armas, et see on nagu see kunagi, mis moodi oli, et ühe korra müüdes, teised müüvad edasi ja siis saad, onju, vaata. Noh, ma andsin ka mingi seemle, onju, nüüd sealt läheb ja siis see seeme seal kasvab, Jumal toimetab, onju. Jah, väga tore on vaadata muidugi, et jah. Mul on bussidega seal üldse väga hea, seal kõik teavad, mis see bussi või enamuses on. Lähevad kõmm kohe, tulevad sealt. Ühe korra viidi bussiga, viidi koju, onju. See oli ka päris hea, et mis sa siit jala lähed, et buss sõitis, lõpetavad sealt taga lõpus ära, siis sõidavad Mustamäele parki, onju. Mulle meeldib õhtuti jalutada, ma ööse käin jalutamas. Nägist pulli juhtub kogu aeg, onju. Ja siis pidas kinni, kuule, ma viin su koju. Ma ütlesin, kuule, mul on 300 meetrit. Ei, no mis sa ei taha bussi koju sõita või? No hea küll, läksin peale, viis maja ette. Ma ütlesin, see trepikotta ette viis, on tõkkepuu ees, võtaks sinna ka viind. Et nad on hästi sõbralikud kõik. Hästi sõbralikud. No nii, aitab vist, eks ju. Amen. Ei ole. Vend aitab edast välja. Tere. Mina olen siis ka siin, jagan natukene, mis Jumal mulle andis. Ja see huvitavalt jookseb ka kokku sellega, mis juba siin eelnevalt räägiti, et kolmapäeval või teisipäeva õhtul ma nagu
palvetasin selle teenistuse eest ja ütlesin, et Jumal, kui sul on midagi anda, siis räägi. Ja ta rääkis. Algul ma olin, et kuule, et kas see nagu natuke lihtne ei ole, lihtne, et noh, tahaks nagu mingit sinu väest rääkida või mingist ennast, tulin sealt Soomest ka tagasi, olin nii tuld täis, aga siis tegelikult Jumala asjadega ongi sageli nii, et kõige suurem jõud peitub nendes põhiasjades. Et kui meil põhiasju ei ole, siis kõik muu on tühine. Ja see põhiasi ongi armastus. Et Jumal ütles mulle, et ma tahan, et sa räägiksid neile sellest, kuidas ma neid armastan. Ja see on võti, mis murrab ahelad. See vabastab vangid. Nagu ta sõna ütleb ka, et tõde teeb meid vabaks. Ja tema ongi tõde, tee elu ja ta on ka armastus täielikus vormis. Ja siis ta ütles veel, et kui te käite täies armastuses, siis te käite minu loomingu täiuslikkuses. Armasta oma naabrit nagu iseennast. Ja Jumala armastus ajab välja kõik kibeduse, andeksandmatuse, ärrituse ka võib-olla, et kui sa sealt nagu midagi pihta saad. Ja siis tulid mõned kirjakohad ka, et vaata, see armastuse teema on ülimalt oluline, eriti praegusel ajal. Sest mina usun, et tema tagasitulek iga päev alati tuleb lähemale meile, aga ma usun, et me oleme ikkagi lähemal, kui me võib-olla ootame sellele. Ja mis Matteuse 24. räägib, et viimsel ajal jahtub paljude armastus. Ja see armastus, mis seal kirjas on see kreeka keeles agape, see on see Jumala armastus. Ehk siis see tähendab, et me ei suuda enam Jumala armastust vastu võtta. Meil on see lüli ära lõigatud. Ja mis lõikab selle lüli ära? See lõikab selle ära, kui me enda südant ei kaitse. Ja õpetussõnad 4.23 räägib siis nii, et hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Ja ongi, kui meie ümber toimuvad igasugused asjad, sõjad ja see pimedus läheb aina pimedamaks, inimesed muutuvad tigedamaks, kurjuse jõud nagu tormad ringi nagu hullud, sest nad teavad, et nendel ei ole palju aega varsti enam. Ja sellepärast ongi enam kui kõike muud, et me seda päriselt tõsiselt võtaks, et enam kui kõike muud hoiaksime oma südant. Ja sellega käib kaasas ka üks tõotus, mis on siis, kui me hoiame oma südant, siis on kanalid lahti ja siis, nagu Jeesus rääkis mäejutluses, et õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Nemad näevad Jumalat, nad kogevad tema armastust ja nad saavad olla valguseks maailmale. Et me ei saa olla see maailma valgus, kui meie südamed on kinni. Siis meil ei ole see läbivoolukanal enam. Et jah, need olid need mõtted, mis Jumal mulle andis ja ta palus ka, et ma lõpetaks selle väikse palvega, et me kõik, mitte et te siia ette tulete, vaid et te kõik, kus te olete, lihtsalt oleksite selles palves kaasas ja Jumala vaim teeb seda, mis on vaja teha. Kallis Isa taevas, ma tänan selle sõna eest ja ma tänan, et see lõikab läbi kõigest jamast ja teeb meid puhtaks. Ma palun, et kui meie südametes on mingid asjad, mis sina tahad, et me annaksime sinu kätte või sina tahad, et me saaksime vabaks nendest asjadest. Et me saaksime käia selles tõelises vabaduses, milleks sina oled oma poja saatnud ja et tema selle kalli ohvri meie eest ära maksis, Jumal, siis
palun too see kõik esile praegu ja aita inimestel see sinu ette anda. Sina jooksed vastu neile, nagu Kadunud poja loos, et sa ei ole hukkamõistev, sa ei ole, et appikene lõpuks ometi või sa ei ole kohtumõistja, sa tahad seda kogu aeg meiega teha. Nii nagu sa pesid jalgu, Jeesus, nii nagu sa pesid jalgu oma jüngritel, et ülejäänud ihu on puhtaks pestud, aga see maailm, see sotsiaalmeedia, see kõik, see ikka see nii-öelda teeb meie need jalad puhtaks või mustaks ja sinu ette tulek teeb need puhtaks, Jumal. Tänu sulle selle eest, et see vahevaip on rebitud pooleks ja me saame tulla oma sees sinu kõige pühamasse kohta. Halleluuja, halleluuja. Tänu sulle selle eest. Amen. Mina mõtlesin, et ma täna ei räägi, sest et eelmine kord rääkisin mina, et seekord on Janno kord, aga siin lihtsalt natukene jagan mõned mõtted ja siis on tegelikult selline asi, et võiksime pakkuda võimalust, et tõesti tulla eespalvele, tulla Jumala ette ja me kõik oleme valmis siin teenima, aga samas siin kohapeal on ka teenijad, et see tegelikult on hea võimalus ja kindlasti julgustan kõiki, kes tunneb praegult, et ta vajab rohkem Jumalat, ta vajab rohkem püha vaimu, et ole julge tulema. Et minul on hea meel ka endal siin kuulata neid tunnistusi, et Kätlin, mis jagas ja Ivar, et see on tõesti imeline olla ja näha seda kõike, kuidas nemad on nii kiiresti, ütleme, hoopis teisele tasemele läinud, et see on tegelikult meil kõigil. Et ma näen seda ka enda puhul, mida Jumal teeb kogu aeg, me ei ole keegi valmis ja see on tõesti pühavaimu töö, mida ta teeb ja mõnel käib see nagu nii kiiresti, aga Jumal teab täpselt, et me kunagi ei peaks ennast võrdlema, et näe, vaata, temaga juhtuvad sellised asjad ja mina ka ju palun, aga Jumal millegipärast laseb ühel, vot just niimoodi käib see rada ja teisel teistmoodi ja tegelikult kõik on see ettevalmistus. Et see, millest sina lähed läbi, see on just vajalik olnud ja see teeb midagi sinuga, mida muidu ei oleks võib-olla juhtunud. Et meil on, ma ise olen mõelnud, et miks minul on pidanud nagu nii kaua minema aega mingite asjadega, aga tegelikult Jumal täpselt teab. Et mul on kõiki neid asju vaja olnud ja seda lihvimist ja eks see ootamise aeg ongi kõige raskem. Et kogu aeg on siuke tunne, et Jumal millal on ju. Aga siis, kui need asjad juhtuvad, siis sa saad aru, et kui see oleks varem juhtunud, et ma ei oleks valmis olnud seda vastu võtma. Ennem pidid juhtuma just ja need asjad, aga see on tänu Jumalale, et Jumal meid nii armastab ja et see ilmutus, nagu mul selle ühel sõnaga oli ja selle laulu sündimisega, tõesti, et see ilmutus, et Jumal on hea. Ma tean, et see on väga paljudel nagu siin mõistuses, aga et see sinu sisse tuleks ja et Jumal ka armastab sind. Et see on samuti, ma usun, et eestlastel meil on seda hülgamist väga palju olnud. Ja see on üks suur takistus võib-olla, mis seda saab nagu vastu võtta, et kuidas Jumal mind armastab. Ja jällegi mõistusega ja me loeme piiblit ja me usume, aga see on nii imeline, kui see siis tuleb tõesti meie sisse. Et Ivar ka siin rääkis väga palju usust ja olgu Ivar teile tõesti, nagu ta meilegi on täpselt samamoodi eeskujuks, see lihtsus ja et mida lihtsamalt me võtame ja mida lihtsamalt me ise oleme, et seda kergemini kuidagi need asjad nagu juhtuvad või lahti lähevad, et tõesti, et mis see usk on. Et usk on tõesti see ja kõik hakkab tööle siis, kui me tõesti hakkame tema sõna uskuma, nii nagu see kirjas on.
et eriti on vaja seda, ma arvan neile, kes on kaua olnud juba usus, me teame võib-olla neid kirjakohti peast ja me täpselt teame, aga kas me seda tegelikult täiesti lõpuni usume, kas nii ongi ja kas meil on ka sellist julgust, et et ma nüüd palusin Jumalalt ja nüüd ta peakski tulema. Vot see ongi see, et see ootus oleks meil sees, et kui me tõesti palume, et siis me nagu ma tegin palve ära. Ei, hakka ootama nüüd seda, et ta tõesti, et ta tulebki ja ta teeb. Ja Jumalat tegelikult see paneb hästi liikuma. Et ta otsibki neid, kes, üks kirjakoht ütleb, et Jumala silmad käivad üle maa ja vaatavad, kes teda nagu ootavad ja otsivad, kuidas iganes see seal kirjas on, et tema igatseb näha neid südameid ja neid hingides tõesti hüüavad tema poole, aga just selliselt, et nad tõesti nagu mõtlevad ka seda, et ma hüüan ja siis ta tulebki. Et ma arvan, et see on üks siuke võti, et täna ka, kui me võib-olla ühe laulu veel teeksime selliselt, et ja siis kohe selle laulu ajal võib juba hakata, kes tunneb, et ta tahaks Jumalalt saada sellist, kas uut ilmutust või tõesti on terviseasi, mis iganes. Et kui Jumala vaim sind tõmbab, siis tule ja lase enda pärast palvetada, et ja Jumal on hea. Amen, amen. Jeesus, me tõesti kiidame, ülistame sind. Halleluuja. Ma tänan, et sina tõmbad oma vaimu läbi inimesi. Halleluuja. Me kiidame, täname sind tõesti, et sa seal Lasnamäel neid bussijuhte oled tõmmanud ja sa tõmbad veelgi, issand. Halleluuja. Kiitus, Jeesus. Ismal, ma palun tõesti, et sa meid täidaksid kõiki, me oleksime inimeste püüdjad, halleluuja. Ja kus iganes me käime, liigume, et tõesti see sinu armastus paistaks meist välja, issand. Halleluuja. Et me ei peagi midagi rääkima, vaid see, kes me oleme, issand, et see paistaks meist välja. Jumal, selleks me tulemegi ja palume, et sina meid täidaksid, sina meid muudaksid oma näo järgi, issand, et me oleksime sinu esindajad kõik. Halleluuja. Sest see käsk, et minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi, see on meile kõigile antud. Sina võid seda teha ja seda Jumal ootabki. Ja sa ei pea mõtlema, kuidas see käib, see lihtsalt juhtub iseenesest. Me oleme seda näinud, kuidas Ivariga see juhtub. Tema ei räägi, ta ei käi ringi ja ei hakka kuulutama, vaid lihtsalt kuidagi need asjad juhtuvad. Väike jutukene ja inimesed näevad, et sul on midagi ja nemad tahavad seda ka. Halleluuja. Aga meil peab ennem olema see enda sees. Meie peame olema ennem täidetud. Mida sa siis pakud või mida teised peaksid tahtma, kui seda meie sees ei ole ja see välja ei paista. Isa, ma palun praegult, et tõesti sa meid kõiki täidaksid. Oma vaimuga, oma tulega. Halleluuja. Jumal, ja et see rõõm meie sees paistaks välja. Me oleksime rõõmukandjad. Me oleksime rõõmsad kristlased. Halleluuja. Pühi ära kõik kurbus. Pühi ära kõik pettumusest tulenev võib-olla selline kibedus ja valu, issand. Täida meid oma rõõmuga. Täida meid oma armastusega. Et ka meie võiksime igal hetkel öelda, kui meid solvatakse või meile haiget tehakse, et isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad, issand. Nad ei tunne sind. Nad ei tunne sind, sellepärast nad teevad niimoodi. Halleluuja. Kui nad vaid kogeksid sinu armastus, siis nad oleksid muudetud. Halleluuja.